Nii, hakkame siis koolitusega peale. Ma jagan oma ekraani ja katsun teha nii, et te kõik näete ainult slaide. Keegi võiks anda märku, et õige asi on ees. Väga hea. Siis hakkame otsast peale, et minu nimi on Martin Küüsma, viin siis läbi teile täna kohtunike koolitust. Räägime siis KK formaadis kohtunikuks olemisest. Ja selle koolituse, ma arvan, formaat võiks olla selline, et kus iganes võimalik, me arendame diskussiooni, sellepärast et erinevate kogemuste jagamine ja võib-olla mingite endale ette tulnud olukordade analüüsimine aitab meil kõigil koos paremini aru saada nendest nüanssidest, mis seal kohtunikuks olemise sees on. Mul on siin hunnik slaide ette valmistatud, aga kui suvalise koha peal kellelgi on mingi küsimus või tahaks märkuse teha või oma kogemust jagada või midagi arutada koos teistega, siis julgelt segage vahele. Ma ei pruugi tingimata neid käsi näha, nii et segage julgelt heliga vahele. Aga äkki ma ikka mõnda kätt näen ka, siis ma katsun seda ka sinna alata. Jah, kõigepealt siis, kes olen mina, siis millest me räägime ja siis lähme selle sisu juurde. Et nimeks Martin Küüsma sai juba mainitud, olen üsna kaua aega olnud kohtunik. Originaalselt pärinen ülikooli väitlusest, ehk siis 19 aastat olen olnud PP kohtunik, aga viimased 11 aastat olen hinnanud ka keskkooli väitlusi Eestis, Lätis, Tais. Vist rohkem riike otseselt KK formaadis ei ole, aga KK ja VSTC formaadis olen siis ka omajagu aega kohtunik olnud. Kokku vist siin lugesin ära, et enam-vähem 200 turniiril olen käinud, hinnanud umbes 1000 väitlusvooru erinevates riikides ja erinevates keeltes. Ja Baltikumis olen, ma arvan, enam-vähem igal väitlusturniiril. Muuhulgas ka finaali hinnanud, aga no lihtsalt üldse hinnanud. Jah, Eevis on 2 korda mind audustanud ka selle eest. Ise olen selle üle väga uhke. Et täna siis räägime natuke sellisest üldisest kohtunikuks olemisest. Ma vaatasin ka neid küsimusi, mis seal selles registreerimisvormis olid. Ma arvan, et enamusi nendest küsimustest ma adresseerin. Hästi paljud küsisid kõnelejapunktide panemise kohta. Sellest räägime natuke lõpupoole. Aga enne seda siis räägime kõigepealt sellest, et kuidas üldse kes see kohtunik on ja kuidas sellest mõelda. Ja siis räägime erinevatest väitluse koostisosadest ja kuidas nemad siis hindamist mõjutavad. Ja kõige lõpuks räägime veidike ka kohtuniku eetikast. Kogu see üritus siin võiks kesta umbes 1,5 tundi, et ma katsun siin ajal ka silma peal hoida. Vajadusel liigun kuskil kiiremini edasi. Kui lõpus jääb aega üle, siis kasutame seda küsimusteks ja vastusteks. Mis loom see väitluskohtunik siis on? Et väitluskohtunik on selline tavaline keskmine, aga maailma asjadest informeeritud inimene. Ehk siis ta ei ole tegelikult keskmine inimene, vaid ta on ikkagi selline informeeritud, haritud inimene. Mida see aga tähendab, on see, et tema ei võta otsuse tegemisel arvesse oma eriteadmisi. Paljudel meist on mingid sorti eriteadmised, näiteks minul on kõrgharidus majandus- ja ärijuhtimises on ju. Aga need siis sellised eriteadmised, mida nagu sellisel keskmisel haritud inimesel ei ole, need pean siis mina jätma otsuse tegemisel kõrvale. Ja no küllap vahel tekib küsimus, et kust täpselt see piir jookseb. Eks see ongi siis natuke selline tunnetuse ja arutelu koht, aga ma arvan, et üldiselt inimesed suudavad eelistada selle vahel, et mis on see informatsioon, mida ma saan näiteks igapäevaselt uudistest ja mis on see minu eriteadmine, mida ma olen omandanud kuskil siis oma haridustee või miks mitte ka mitte hobide või millegi sellise. Martin, sorry, ma segan sulle korra vahele. Sul tundub, et slaidid ei vahetu vähemalt siin paaril inimesel. Kas te ei näe seda slaidi kohtunikust üldiselt? Ei, praegu on hetkel see kohtunike koolitustiitel leht sul ainult ees. Vahi. Oota, proovime siis, mis ma olen siis midagi huvitav. Ma arvan, et aga te nägite ikkagi seda nagu suurena seda slaidi või nägite PowerPointi akent ka? PowerPointi aken ja siis see tiitelleht.
okei, ma proovin nüüd niimoodi. Te siis ei näinud seda slaidi. Nüüd näed slaidi suurelt või? ja, Siis te ei näinud seda slaidi. Aga ma selle enam-vähem lugesin ette. Siis te ei näinud seda slaidi, aga sellest ma ka rääkisin. Ja nüüd ma olen selle slaidi juures. Ehk siis rääkisin sellest esimesest punktist siin, mis rääkis sellest, kes see kohtunik nagu oma tausta poolest on. Ja ka väitlejad peavad seda, eks ole, oma kõnedes arvesse võtma, et nad peavad just nimelt sellist inimest veenma. Ehk siis kui nemad tahavad kasutada mingit nagu eriteadmist, siis nemad peavad selle eriteadmise kindlasti lahti seletama, et see tavaline inimene ka siis sellest aru saaks. Nüüd tegelikult mina ütleks, et kohtunik olemine on väga lihtne, et sa tegelikult pead lihtsalt kasutama nagu loogikat selleks, et hinnata siis, et milline võistkond veenis mind paremini. tegelikult mõlema võistkonna eesmärk on ju veenda ära, et tema teema pool on tõesem või siis, kui see on plaaniväitlus, siis selle teema alusel rakendatud plaan on mõistlikum kui vastaste plaan. Ja see veenmine käib nagu loogilisi radu pidi, on ju. Et kumba siis see sisu loogiliselt mind ära veenab. Ma räägin sellest hiljem kaks mõtet veel, aga see on selline üldpilt, on ju. Ja üldjuhul, noh, Eestis ma ütleks 100% olukordadest, võib-olla, ma ei tea, ajaloo jooksul on tulnud ette üks kord, kus seda ei juhtunud, on siis see inimene, kes on kohtunike paneeli juht, juhuks kui on mitu kohtunikku ruumis, on üldjuhul ka väitluse juht, ehk siis tema juhatab väitleid sisse ja välja, teeb väitluse sissejuhatuse, kontrollib seda, mis ruumis toimub, juhuks kui peaks midagi erilist toimuma, ma ei tea, näiteks tuuletõmme lükkab akna lahti või midagi sellist. Suht nüanss, ma arvan, Eestis keegi ei mõtleks selle peale, et see spiiker võiks olla eraldi roll, aga tegelikult osades kohtades on. Ja kui me siis sinna väitlust hindama läheme, siis oluline on see, et see kohtunik oleks erapooletu, on ju. Et ta peab jätma teatud asjad kõrvale, näiteks oma isikliku arvamuse teemast, mis ma arvan, väitlejatel ei ole väga raske, sellepärast et me oleme harjutanud palju iga teema kahte poolt väitlemast ja enamasti need teemad on sellised, et mõlemad pooled on seal selgelt olemas. Isegi kui sa ise kaldud kergelt kuhugi poole, siis katsu see endast kõrvale jätta. Ma arvan, et see ei ole nagu põhjus, miks ennast väitlusest taandada, aga nagu kui kellegi jaoks peaks olema tõesti, et ta üldse ei suuda seda teemat hinnata, no siis tegelikult ei tohiks seda väitlust hinnata. Aga ma arvan, et seda üldjuhul ei juhtu. Siis peaks kindlasti jätma kõrvale eelistused võistkondade ja nende liikmete osas, on ju, et võib juhtuda, et näiteks turniiril väitleb, ma ei tea, teie väike vend või eks-tüdruksõber või mingi muu inimene, näiteks keegi, kellega te olete hästi kaua ise ühes tiimis väidelnud, kelle puhul siis te ei suuda olla erapooletu, kas kuidagi, ma ei tea, siis mingit emotsionaalset põhjustel või siis sellepärast näiteks, et nagu mõistate seda inimest liiga hästi. Ma saan aru, nendel inimestel, kes on hästi palju aastaid koos väidelnud, on see probleem, et nad saavad sellest oma tiimikaaslast lihtsalt liiga hästi aru. Nad juba teavad ette, mida see inimene ütleb. Ehk siis need on nagu head põhjused, miks mingite väitluste hindamisest ennast taandada. Kolmas hea asi, mille võiks kõrvale jätta, on tegelikult see, et kuidas minu otsus mõjutab turniiri edasist käiku, näiteks milline tiim pääseb finaalvoorusse või ei pääse. Kõige parem on, kui sa ei tea, millist ruumi sa hindama lähed, et mis tasemel see on või kuidas see siis nagu konkreetselt võib välja mängida. Ja noh, kõik muud sugused põhjused ka, mis tekitavad sinust seda erapooliklikkust, on tegelikult põhjused, miks sa ei peaks seda väitlust hindama. Ja minu juhis olekski, et kui sa ei saa siis olla erapooletu, siis sa pead ennast sellest väitlusest taandama. Sellepärast, et nagu kompenseerida oma suhtumist, sa mõtled, et okei, et ma tean, et ma ei tea, ühes tiimis väitlevad mu sõbrad. Ma siis katsun kuidagi nagu kompenseerida, minu meelest see ei ole võimalik, sest et tihtipeale sa tegelikult üle kompenseerid ja minu meelest on ikkagi praktiliselt võimatu hinnata, et mis see kompensatsiooni määr siis peaks olema, et kui palju mis peaks olema ühegi leebem või rangem või ühesõnaga sa selles väitluses sees ise saad aru, et sa tegelikult ei saa seda otsust teha. Ja kõige õigem on ennast mitte sinna olukorda panna. Selle jaoks turniiridel küsitaksegi enne, et milliseid tiime sa hinnata ei saa. Sa paned sinna nimekirja need tiimid, kelle osas sa tunned, et sa ei saa olla erapooletu ja siis sind ka peakohtunik ja turniiridirektor nendesse ruumidesse ei pane. Ja nüüd on siis need kaks sellist mõttekest, mis ma lubasin öelda selle kohta, et kuidas see loogika kasutamine käib. Kui niimoodi kõrvalt vaadata või teoreetiliselt mõelda, siis kohtuniku töö on
super lihtne. ta peab lihtsalt saama aru sellest, mida väitlejad räägivad ja saama aru, kuidas see, mida siis konkreetselt räägiti, seostub ülejäänud asjadega, mida räägiti. et see kõlab nagu asi, millest iga inimene võiks aru saada, aga tegelikult mõlemad need on, noh, ma ütleks, et üllatavalt keerulised, aga ikkagi aeg-ajalt keerulised ja need, mis eristavad häid kohtunikke natuke halvematest kohtunikest. ehk siis nagu mõistmine, mida tegelikult öeldakse, mida see, mida öeldi, tähendab. ja teiseks see, et millised loogilised seosed siis nende asjade vahel olemas on. ja kui ma ütlen loogilised seosed, siis see võib tähendada selliseid asju nagu näiteks, et mingi mõte lükkab ümber mingit teist mõtet, isegi kui väitleja seda konkreetselt välja ei too, et see on ümberlüke, on ju. või mingi mõte on mingi teise mõtte eelduseks, isegi kui need väitlejad seda välja ei too või vastased seda välja ei too. või et mingi mõte on mingi teise järeldus või et mingid kaks mõtet on omavahel vastuolus, mis on ühe tiimi kaasuses, on ju. et kõik sellised loogilised seosed erinevate mõtete vahel on olulised selle jaoks, et siis lõpuks otsus teha. Seda, kuidas otsust teha, sellest räägime ka natuke hiljem. aga tahtsin need kaks, tahtsin nii-öelda selle kohtunikuks olemise füüsilise protsessi nagu kaheks lihtsaks asjaks lahti võtta, sest et ma arvan, et need aeg-ajalt ikkagi on probleemid. nii, siis seal selles registreerimisvormis oli ka küsimus, et kuidas teha märkmeid või kuidas efektiivselt teha märkmeid. minu soe soovitus on võtta paber ja voltida see tulpadeks. ja võib arvutis ka teha. põhimõte on sealsama, ikkagi sul on üks kõne, on üks tulp. paberitulpadeks voltimine. kui ütleme nii, mõned inimestel valmistab muret see, et meil on kuus konstruktiivset kõnet, mida tahaks ühe paberi külje peale kirjutada, siis kaks teisele poole, et kuidas siis see kolmeks voltimine käib. et kolmeks voltimine on füüsiliselt keeruline harjutamise küsimus, et tegelikult saab kolmeks ka paberit voltida täiesti käe järgi. aga võib-olla lihtsam on jah, siis näiteks mina voldin 2A4 neljaks ja siis mul tekib kokku siis 8 kõnest 2A4. ja iga tulp, ütleme siis jah, kui sa siis, kuidas see landscape on, pikki pandud paberi voldid 4 tulbaks, siis iga tulp on sul üks kõne ja siis sa kõne algusest hakkad sealt ülevalt kirjutama ja jõuad siis nii kaugele, kui sa jõuad. noh, natuke tasub planeerida, et sa jõuaks enne kõne lõppu sinna paberi lõppu. üldjuhul ei jõua. miks sa ei jõua? Sellepärast, et sa paned kirja ainult märksõnad, et sulle elu sees pole on ju võimekust tegelikult kirjutada üles kõiki sõnu, mida väitlejad ütlevad. Tihtipeale nad räägivad väga kiiresti, sul on hoopis vaja kasutada lühendeid ka märksõnade kohta, et sa jõuaksid üldse need märksõnad üles panna. aga oluline on, et sa paneksid kirja need märksõnad kõikide oluliste mõtete kohta. ehk siis see ei tähenda kõikide mõtete kohta, sest mõned asjad, mida väitlejad ütlevad, need on lihtsalt, võivad olla täiesti ebaolulised, näiteks ei puutu teemasse. siis kui sa seda ei pane kirja, siis väga midagi ei juhtu. aga no kui see on nende kaasusest oluline osa, siis muidugi tasuks kirja panna, on ju. aga või näiteks, et sul ei ole võimalust on ju kirja panna loogilise nagu jada kõiki lülisid, vaid sa paned kirja ainult olulisemad nendest. Seepärast, et lihtsalt sul ei ole aega, sul on ju füüsiliselt ei ole võimalik kõike kirja panna. aga oluline on see, et sa kõik olulised asjad kirja paneksid, sest et ja probleem on selles, et sa ei pruugi algusest teada, mis kõik on oluline. nii et pigem siis nagu sa pead rakendama sellist filtrit, mis võimaldaks sul pärast avastada, et mingi asi oli oluline. jah, see on siis see eesmärk, mis sa peaksid omale võtma, et mida kirja panna. saad aru, mida väitlejad ütlevad, mis sellest on oluline ja see märksõnadega kirja panna. siis on minu meelest samamoodi kasulik juba märkmete tegemise juures märkida erinevaid seoseid. näiteks, kui tuleb ehituse esimene kõneleja, ütleb, nüüd ma teen ümberlükke jaotuse esimesele argumendile, siis mina tõmban jaotuse esimese argumendi juurest kohe ühe noole sinna, kus nüüd ehitus rääkima hakkab. selle jaoks, et ma teadsin, et see oli see, mis oli ümberlükke sellele argumendile. Võib-olla pärast osutub, et see tegelikult ei lükka seda ümber, on ju, aga vähemalt ma olen neid seoseid üritanud panna. kui kaks mõtet on vastuolus, mina jälle ühendan nad sellise kahe otsaga noolega, kirjutan juurde väikselt vastuolu. või kui mingi asi järeldub, siis ma tõmban ka noole ühe asja juures teise juurde. ühesõnaga, loomulikult sa arendad välja endale sobiva, mugava
viisi, kuidas märkmeid teha, aga katsu märkida ka neid seoseid, nii kuidas nad seal väitluse juures siis nagu tulevad. Muidugi sa võid mõned seosed pärast, kui sa oma märkmed üle vaatad, juurde panna, mida sa kohe alguses tähele pannud või sul polnud ajaliselt võimalik neid sinna märkida. Aga ühesõnaga mõistlik on neid seoseid märkida, sest nii sul juba tekivad nagu parem ülevaate sellest, kuidas see väitlus läheb. Mina kasutan märkust ka siis seda veel, et ma teen sinna juurde märkuseid. Noh, minu lemmik lühendid on 2VTF või siis küsimused miks või kuidas. Siis ma vahest kirjutan ka, et pole ümberlüke, ehkki kui väitleja ütles, et see on ümberlüke, sest see tegelikult see ei lükka või näiteks, et vahemärkuse vastus tegelikult ei vasta küsimusele, kirjutan pole vastus. Erinevad inimesed kasutavad erinevaid meetodeid, kuidas neid oma märkuseid eristada siis väitlejate räägitud sisust. Näiteks kasutavad teist värvi pastakat, tõmbavad markeriga sinna mingisuguse värvi peale, tõmbavad kaste ümber või ringe ümber. Mina kasutan seda, et ma kirjutan oma mõtted suurtähtedega ja siis see, mida väitlejad räägivad kirjatähtedega. Variante on erinevaid. Pane omale sobiv variant kasutusse, aga oluline on, ma arvan, eristada seda sellest, mis väitletud, sest väitlejad ka vahest ütlevad, et mõni asi pole näiteks ümberlüke või pole vastus või midagi sellist. Et oluline on seda eristada. Ja siis, see oli vist viimane asi siin slaidi peal, on see, et tegelikult tahad juba väitluse jooksul aru saada, et mis selles väitluses tegelikult toimub. Ehk siis sa tahaksid, ma kirjutasin siia kogu suuri punkte, see ei tähenda mitte nagu punkte, nagu Eurovisioonil antakse punkte, vaid punkte nagu selles mõttes, et mõtteid. Et millised olid näiteks siis Jaatuse esimese kõne nagu suured mõtted, mis seda väitlust edasi liigutavad, millised olid ehituse esimese, mida Jaatuse teine tegi. Et selle jaoks on ka erinevaid variante. Mõned inimesed koguvad neid eraldi paberile. Mõned inimesed, nagu näiteks mina, tõmbavad materjalile suuri ringe ümber. Ja ma arvan, et on olemas ka kolmandaid ja neerandaid variante. Aga kui võimalust on, ja võimalus siis seisneb selles, et kui aega on, siis tasub seda juba teha. Teine variant on, kui aega ei ole või kui mingil põhjusel ei õnnestunud, siis pärast, kui sa oma märkmeid üle vaatad, pärast väitlust, siis sa saad seda sama teha, et siis neid suuri punkte sealt välja koguda, kas eraldi paberile või ringi ümber tõmmates või mingil muul moel. Jah, vahest juhtub on ju nii, et väitled räägivad väga kiiresti, neil on väga palju materjali, sul aur läheb sellele, et sa suudaksid üldse kõik need olulised mõtted märksõnadega kirja panna, siis sul ei pruugi olla seda suurte mõtete kogumise võimalust niisama lihtsalt, aga Eesti keskaformaadis on need mõtteminutid, et need on tegelikult väga hästi sobivad selleks ka. Nii. Ma küsiks korraks siia vahele. Jah. Kui palju seda keskkooli formaadis ette tuleb, aga kas on nõuandeid sellele, kui kõneleja ei räägi struktuurselt, vaid struktureeritud, vaid lihtsalt räägib hästi pika jutu. Ja on raske nagu leida neid ühendeid või siis teha nagu leida neid põhipointe, et kuidas. Okei, väga hea küsimus. Ma arvan, et üldjuhul väitleja kõnestruktuur peegeldab ka su märkmetes. On, et kui ta ütleb sulle struktuuri ette, siis sul tekivad pealkirjad ja mingid plokid ja kui ta sulle seda ei ütle, siis sul on ka lihtsalt järjest nagu bulletid, on ju, mis ta siis ütles, ükskõik, kas sa need punkte sinna ette paned või pane, mina näiteks pane mul lihtsalt laused, aga nagu väikeste vahedega. Ma lihtsalt näen, et tal oli 28 erinevat mõtet, on ju, tavaliselt neil 28 ei ole, vaid pigem on 7, on ju, et tal oli 7 erinevat mõtet ja siis need ei olnud kuidagi struktureeritud. Kirja nad saavad mul selles mõttes esialgu võrdsetena, sellepärast, et ma ju panen neid lihtsalt järjest kirja nii, nagu tulevad. Võib-olla ma selle kõne jooksul või kuidagi siis katsun aru saada, et mis sealt tegelikult oli oluline, sest tihtipeale paljud neist ei olegi olulised, on ju. Sellele näiteks ringi ümber tõmmata või siis selle eraldi paberi peale välja kirjutada. Või mingid oma kommentaare sinna vaikselt kõrvale kirjutada, aga ega nagu, et kui see on segane, ega sina seda korda talle sinna siis nagu ei loo, on ju. Et siis ta jääbki segaseks ja siis kui ta veel ise ei prioritiseeri ka, siis sa pead oma seda kohtuniku kompetentsi kasutama, et aru saada, mis siis võiks olla prioriteetsem. Aga ma arvan jah, et sa ei saa nagu otseselt seda korda ise luua sinna sisse, et ikkagi su paberile saabki see, nagu, mis tema tegi. Ja siis, kui sa siis pärast väitlust hakkadki mõtlema, et kuidas need
vaidlusküsimused siis väitluse jooksul arenesid, noh, siis sa võtad sealt bits and pieces tükikesi. Ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele või? arvan küll, jah. Vähemalt enam-vähem äkki. Nii, järgmisena, kui need olid need üldised asjad, siis nüüd ma lähen selle väitluse sisu juurde või nende väitluse siis nagu tükkide juurde, väitluse elementide juurde. Ja ma kõigepealt tahan rääkida raamistamisest. Siis meil tulevad siin mõned harjutused, kus ma tahan kuulda teie arvamusi ja siis me räägime ka argumentide hindamisest. Minu meelest on Eesti väitluses üsna selline, no ma ütleks, suur segadus või siis paljude väitlejate selline kuidagi liigne lodevus kasutada erinevaid väitluselemente nii, nagu neile parasjagu sobib. Mis ei ole tegelikult see, mis nad on. Sest nad on tegelikult üsna konkreetsed asjad. Ja mul on need konkreetsed asjad siia tabelisse pandud. Ma seletan siis lahti, et mis asjad need on ja siis seletan ka, et mis neid tegelikult piirab. Sellepärast, et tegelikult sul ei ole kõikides raami osades nagu 100% vabadust valida, et mis ta on. Kõik olete käinud esimeses väitlustunnis, teate on definitsiooni probleemplaan, äkki on kriteeriumi tõestuskoormast tulevad argumendid, nendest samadest asjadest hakkangi siin praegu rääkima. Kõigepealt siis definitsioonid. Ma usun, et te tegelikult olete kursis, et need on teemas olevate sõnade tähenduse selgitus. Ilmselgelt väitlejad ei pea defineerima kõike, piisab, kui defineeritakse neid sõnu või termineid teemast, mis on ebaselged või mitmeti mõistetavad. Aga see on see, mis ta on. Nüüd on küsimus, et mida siis milleks defineerida võib. Vastus on, et asju võib defineerida selleks, kuidas mõistlik inimene neid sõnu mõistaks. Et seesama keskmine haritud inimene, kes teie olete, on, eks ole, väitluses on reegel, et teemat peab lugema nii, nagu mõistlik inimene neid sõnu mõistaks. Et näiteks, kui teema oleks, et suitsetamine peaks olema keelatud ja mina tuleksin esimese kõnelejana ette, ütleksin, et suitsetamise all me mõistame vabrikuid, mis emiteerivad tegelikult kõige rohkem suitsu maailmas, siis see ei ole see, kuidas keskmine inimene mõistaks sõna suitsetamine. Ehk siis see oleks keelatud definitsioon, ühtlasi tuntud ka kui orav, kui ma nüüd hakkaksin nendest vabrikutest seal suitsetamise keelamise väitluses väitama. Ehk siis definitsioonid, sa saad defineerida sõnu nii, nagu inimesed, nagu normaalsed inimesed mõistaksid. Siis plaaniväitlustes on meil probleem. Ehk siis me püstitame väitlejatena mingisuguse põhjuse, miks plaani teha. Miks me probleemi püstitame? Selle jaoks, et plaani saaks teha, sest et väitlus me tahame seda plaani teha. Vaid probleem on küll selline asi, et põhimõtteliselt ei ole piiratud. Mis siis see probleem võib olla? Et sa võid valida ükskõik mis asja. On ju väitlejate, kui sa oled ise väitleja, siis sul on mõistlik valida üks probleem. Sellepärast, et väitluse eesmärk on siis sul tõestada, et sa oma plaaniga selle probleemi lahendad. Kui sa valid mitu probleemi, siis on suurem tõenäosus, et äkki mõni neist jääb lahendamata. Nii et strateegiliselt on mõistlik siis valida väitlejatel üks probleem. Eks kohtunikuna te siis hakkate hindama, et kas see probleem on, kui eitus ütleb, et seda probleemi üldse ei ole või kui eitus nõustub, et probleem on, kas siis plaan seda probleemi lahendab. Või kumb plaan siis seda probleemi lahendab, kui eitusel on ka vastuplaan. Aga probleemiks põhimõtteliselt võib valida ükskõik mille. Et sa võid öelda, ma ei tea, mingi väitlus on see sama, et suitsetamise peaks keelama. Ja siis ütleme, et probleem on näiteks, et põhjavõtetel on liiga vähe sammalt. Et põhimõtteliselt see ei ole keelatud. Iseasi, kas kuidagi suitsetamise keelamise ta nagu on ju mõjutab. Aga põhimõtteliselt see ei ole nagu kuidagi loogiliselt keelatud. Nii, siis on meil plaan. Plaan peab olema see muutus, mis meil probleemi lahendab. Võib-olla vahest mõni tiim teeb ka sellise muutuse, mis probleemi ei lahenda, siis tal on suur tõenäosus väitlus kaotada. Aga ta peab kindlasti olema mingisugune muutus. Ja võib-olla siis, kui meil peaks olema sattuma selline teema, kus erinevates riikides status quo on erinev, siis ta ei pea nagu igas riigis seda muutust tekitama. Aga ta peab olema nagu mingisugune siis poliitika, mida rakendada. Plaan ei saa olla täiesti suvaline asi. Plaan peab olema teemakohane. See ongi see, kust tulevad oravad, on ju. Ehk siis plaan on piiratud sõnastusega ja definitsioonidega. Kuna definitsioonid on need, mis teevad meil sõnastuse selgemaks, on ju siis nagu plaani piiritlejatena
on definitsioon ja sõnastus põhimõtteliselt üks ja sama asi. Ja lisaks sellele on plaanid piiratud ka väitluse reeglitega, ehk siis ei tohi teha neid plaane, mis ongi juba oma olemuselt või mingi ringi ja loogika tulemusel tõesed, ehk siis truismid või tautoloogiad. Ja samamoodi on keelatud plaanide mingisse kindlasse aega paigutamine, näiteks suitsetamine peaks olema, kui teema on, et suitsetamine peaks olema keelatud, siis ma ei tohi hakata seda väitlust väitlema aastal 1852, vaid ma pean seda ikkagi väitlema praegu. Samamoodi ma ei tohi seda väitleda ka aastal 2852. Ja seal on võib-olla neid nagu reegleid on rohkem, on ju, et näiteks see plaan peab olema ka siis samal abstraktsuse astmel, mis see teemasõnastus ütleb, et näiteks kui teema on, et ma ei tea, Euroopa Liidu riigid peaksid valima paksu riigimudeli õhukese riigimudeli asemel, siis me ei saa hakata väitlema teemal, et kas alkoholiaktsiisi peaks tõstma või mitte. See on küll nagu paksu riigi featuur, aga see väitluse sõnastus eeldab, et see väitlus käib nagu teisel abstraktsuse tasemel, et meil on lihtsalt suured maksud ja palju siis ressurssi, mida riik ühiskonnas ümber jagab. Ma arvan, et te tegelikult neid reeglid olete oma elus kuulnud, aga oluline on siis kohtunikuna tähele panna, et kas plaan ka kõiki neid reegleid tegelikult järgib. Siis me lähme sellise huvitava asja juurde nagu kriteerium, mis on, ma arvan, üks nendest asjadest, millega väitlejad käivad niimoodi väga lodevalt ringi. Kriteerium tegelikult on see mõõdupuu, mille järgi me hindame argumentide mõjusid. Ehk siis ta on justkui nagu joonlaud, mille juures me siis neid sentimeetreid hakkame siis mõõtma, et kui palju siis minu argumendist neid sentimeetreid välja tuleb. Tihtipeale see väitluse kriteerium on ühiskonna heaolu. Tihtipeale väitlejad seda ei ütle, see on okei, sellepärast et see on loogiline, et väitluse kriteerium on ühiskonna heaolu ja alged väitlejad naturaalselt väitlevad asju niimoodi, kuidas me saaks ühiskonna paremaks teha. Aga mõnes väitluses potentsiaalselt kaasa arvatud selles, mida me sel nädalavahetusel kuulma hakkame, see võib olla oluline, et nagu mis on see asi, mille järgi me tegelikult hindame, kas meie argumentide mõjud on siis positiivsed või negatiivsed või suured või väiksed ja nii edasi. Ja kriteeriumiks ka nagu põhimõtteliselt, sa võid ka valida ükskõik mida. Et põhjamõtete heaolu võiks ka olla kriteerium. Aga kriteeriumid saab selles mõttes vastane nagu kahtluse alla seada, et kui selles väitluses ilmselgelt on mingisugused temaatikad, mis annavad mingeid mõjusid, kasusid või kahjusid ka väljaspool seda kriteeriumit, siis äkki on kohane kriteerium selle väitluse jaoks laiem. Ehk siis see on tegelikult põhjus, miks enamuste väitluste kriteerium on ühiskonna heaolu, kus me saame siis võtta arvesse kõiki asju, mis ühiskonnas kas siis plaani või siis selle analüüsi väitluse väite põhjal tegelikult mõjusid tekitavad. On ka neid väitluseid, kus see kriteerium on näiteks mingisuguse konkreetse indiviidi heaolu. Kõige tüüpilisem näide on isikuväitlused on ju, et kui ma kellegina teeksin midagi, näiteks Vladimir Putinile lõpetaksin Ukraina sõja, siis selle sõnastuse reeglitest tulenevalt see väitlus käib selle üle, et millised on mõjud Vladimir Putinile ja siis sellele konkreetsele isikule, kes on selles teemas määratletud. Aga eksisteerivad kriteeriumi väitlused on ju, võib juhtuda nii, et üks tiim ütleb, et kriteerium on üks, teine ütleb, et on teine, siis tiimid peavad kõigepealt ära väitlema, milline kriteerium on kõige kohasem ja alles siis saame hakata hindama siis kumbagi kaasuse mõjusid, sellepärast et need mõjud sõltuvad sellest, milline see kriteerium on. Ja siis siit tuleb üks teine lemmikasi, võib-olla isegi veel lemmikum asi tänapäeva ja siin, ma ei tea, ütleme viimase 5 aasta väitlejatel, kellel meeldib öelda igasuguseid suvalisi asju tõestuskoormate kohta, et selle väitluse tõestuskoormad on näiteks mingid A, B ja C asjad. Tegelikult tõestuskoormad on sellised asjad, mida nad üldse ei saa tiimid valida, vaid need rangelt tulenevad muudest asjadest, mis selle väitluse raamistavad. Mis siis tõestuskoorem on? Tõestuskoorem on mingisugune loogiline lause ja ma siin kohal ei pea siis silmas mitte nagu grammatilist lauset, vaid mingisugust nagu loogikalauset, mida kumbki tiim peab võitmiseks ära tõestama. Ja see loogiline lause tegelikult rangelt järeldub sellest, mis on plaan ja mis on kriteerium. Näiteks, kui teema on, et suitsetamise peaks ära keelama ja jaotuse plaan ongi, et suitsetamise peaks ära keelama,
siis ja kriteerium on ühiskonna heaolu, siis jaatuse tõestuskoorem selles väitluses on näidata, et suitsetamise keelamine toob ühiskonnale rohkem kasu kui kahju ja eituse tõestuskoorem on vastupidine, ehk siis, et ta ei too rohkem kasu kui kahju. Eituse plaan on siis, et jätame olukorra nii, nagu täna on. Ja siin tegelikult tiimid ei saa valida seda, et see tuleneb loogiliselt sellest, mis plaani sa tegid ja mis kriteeriumi sa valisid. Aga väitlejatele meeldib öelda, et selle väitluse kriteeriumid on, ütleme, see suitsetamise näitel siis näiteks, ma ei tea, tervis, maksutulu ja mingi, ma ei tea, veel mingi suvaline asi, mis on need argumendid. Ja nüüd tihtipeale nad ütlevad, et tõestuskoormad on nende argumendid, mis tegelikult ei ole üldse tõsi, nad ei ole lihtsalt aru saanud, mis asi on tõestuskoorem. Nii et kui nii peaks juhtuma, see ei ole nagu otseselt viga, on ju, et nad ei saa ju karistada teie käest selle pärast, aga võib-olla teil tasub neid harida. Ja viimane asi on siis karakteriseerimine, mis on siis, nii, et mul läksid need slaidid siin vähe kuidagi peitusid, nii. Et karakteriseerimine, siis kirjeldamine, mingite väitluses vajalike asjade kirjeldamine, selle jaoks, et neid kirjeldusi pärast väitluses kasutada. Need võivad olla nähtused, võivad olla mingid isikud, võivad olla põhimõtteliselt ükskõik mis asi, mida sul parasjagu kirjeldada on vaja, mingi olukord, näiteks tänane olukord, status quo. Mida sa siis nagu seal raamis ka teed, et selle jaoks, et panna nagu paika, et kuidas see väitlus tegelikult käima peaks, selle jaoks, et vältida seda, et vastased hakkavad rääkima mingist asja, mis tegelikult ei ole loogiline. Ja loomulikult need karakteriseeringud võivad olla ka võistlevad. Et üks tiim näeb maailma ühtemoodi, teine näeb teistmoodi, siis tekib väitlus selle üle ka, milline see maailm tegelikult on. Ja karakteriseering on piiratud tegelikkusega, on ju, et sa ei tohi maailma kirjeldada nii, nagu see tegelikult ei ole. Et ei tohi öelda, et kuu on tehtud juustust. Me tegelikult teame, et ei ole, ehk tundub kollane ja rõngjas. Ehk siis nagu, sa ei tohi nagu valetada väitluses, on ju. Aga võib olla nii, on ju, et teema ütleb meile, et kuidagi, et see maailm, kus me seda väitleme, on teistsugune kui meie tavaline maailm. Et siis loomulikult need erisused on lubatud. Et ma ei tea näiteks, et kui väitlusteema oleks näiteks, et ma ei tea, et see Harry Potter oleks pidanud neid varikätke üksi taga ajama, et siis see väitlus ei käi mitte tegelikkuses, vaid ikkagi seal Harry Potteri maailmas. Või näiteks, et kui väitlus oleks, või teema oleks, et ma ei tea, maailmas, kus valetamine on võimatu, peaksid inimesed midagi tegema, et siis ilmselgelt sa ei ole ka piiratud tegelikkusega, vaid see toimub maailmas, kus valetamine on võimatu. Nii, need on killukesed väitluse ülesehituse raamistamise blokkidest, mida ma tahtsin teiega läbi käia. Nüüd mul tuleb siit mõned harjutused. Need harjutused on sellised, et ma tutvustan seda harjutust ja siis tuleb teie arutelu, sest et minul on väike õige vastus kuskil kirjas, aga siin ei ole nagu alati ei ole 100% õiget vastust. Ma tahan teada, mis te arvate ja teie arvamus ongi see, kuidas tekib siis areng teie kohtuniku karjääris. Esimene teema või esimene harjutus on siis see, et kui meil oleks selline teema, et sotsiaalmeedia peaks keelustama alla 18-aastastele, siis juhtub selline olukord, et jaatus tuleb ja teeb plaani, kus ta keelustab Instagrami, TikToki ja Snapchati ja põhjendab, et noored kasutavad ainult neid platvorme ning YouTube'is ja Facebookis on niikuinii ainult vanad inimesed. Nüüd teie kohtunikuna kuulsite sellist plaani, väitlus läks sealt edasi, kuidas iganes ta siis läks, on ju. Aga mina küsin, et mida arvate teie kohtunikuna sellisest plaanist? Kas kõik on hästi või kui midagi ei ole hästi, siis mis ei ole hästi ja miks? Või kui kõik on hästi, siis miks ja miks te arvate, et ma selle küsimuse siia üldse panin? See oleks liiga suur kitsendus. Saad sa natuke kõvemini rääkida, ma jube halvasti kuulen. See oleks liiga suur kitsendus. Ma arvan, et see ei oleks lubatud. Aga miks ei oleks? Sellepärast, et teema ütleb, et sotsiaalmeedia ja sotsiaalmeedia ei ole ainult 3 platvormi. Et see oleks... Okei, väga hea. Kas kellelgi on veel mingeid arvamusi?
no ongi, kui me võtame seda kui keskmine inimene, siis keskmine inimene paneb kõik need platvormid sotsiaalmeedia alla. eks me ei tohiks seda kitsendada. okei. Ma vaatan, et Karl Toom on kirjutanud siia, et iseenesest on okei, aga nad lasevad endale jalga, sest need pole keelatud, aga on ebamõistlik. Ma igaks juhuks ütlen, mul tegelikult on üsna keeruline neid chati vastuseid vaadata, et rääkige võimalusel häälega, palun. Kas on veel arvamusi? ma lisaks selle ka, et kui osa nende argumendist on see, et Facebookis ja Youtube'is on ainult vanad inimesed, siis ma ütleks, et ka keskmine haritud inimene teab, et see Facebook natuke on suremas, aga Youtube kohe kindlasti see ei oleks usutav. jah, suures pildis ma olen teiega nõus ja tegelikult Karl Toomi vastusega ma ei ole nõus. Põhjustel, mida tegelikult Epp ütles, et kui meil on kirjas, ma vaatasin ka mul kirjaviga ja vabandust, et sotsiaalmeedia peaks keelustama, siis kui tavaline inimene mõtleb sotsiaalmeedia peale, siis ta mõtleb ikkagi nagu laiemalt kui ainult need konkreetsed 3, mida Jaatus välja valis ja Jaatus peaks väitlema teemat nii, kuidas keskmine inimene seda mõistab ja sellel abstraktsuse tasemel, mis ta on, et ehk siis me ei ole siin nimetanud konkreetseid sotsiaalmeedia platvorme. Ehk siis selline plaan minu meelest oleks ikkagi orav. Ja kui Eitlus väitleks kõikidest sotsiaalmeedia platvormidest, siis ta võiks seda teha. Või noh, siis nii-öelda oma argumentidega koostaks ka Jaatust seda tegema. 5, mis oleks okei Jaatusel seda teha, kui ta tal mingil põhjusel näiteks ütleme, et argumendid käivad ainult TikToki, Instagrami ja Snapchati kohta, siis 5, kuidas seda oleks okei teha, oleks öelda, et plaan on, et me keelustame kõik sotsiaalmeedia platvormid. Aga kuna mingil põhjusel, mida ta siis põhjendab ära, noored kasutavad ainult neid 3, siis meie argument tuleb ainult nendest 3. Ja siis see oleks legaalne plaan ja siis on juba omaette vaidlus selle üle, et kas nad kasutavad ainult neid 3 või mitte. Aga et noh, et nii-öelda, et sa saad selle väitluse üles ehitada nii, et sa saad ikka neid samu argumente teha, aga sa ei tohi võtta ära Eitluselt võimalust väidelda ka teiste sotsiaalmeedia platvormide üle, eeldusel, et nad siis tõestavad, et tegelikult noored ei ole ainult nendel. Võtame järgmise. Harjutus number 2. Nii. Siin on nüüd selline hea näide, mis oli eelmise aasta põhikoolide meistrikate teema, mis on siis, et Eestis peaks koolides olema suurem õigus distsiplineerida õpilasi ebasobiva käitumise eest. Juhtus selline olukord minul endal esimeses voorus, et oli Jaatus, kes tegi plaani, kus ta andis koolidele õiguse täna kasutusel olevaid mõjutusvahendeid kasutada tihedamini kui täna. Minu küsimus on, et mida te kohtunikena sellest arvate? Ma tahaks kuulda, et mis need mõjutusvahendid on ja mis see praegu lubatud on, mida nad siis ütleme, et seda nad ütlesid, et seal ma ei tea, et mingeid esemeid võib konfiskeerida, ma ei tea, tunnist võib välja visata, no midagi sellist, mis tänapäeval koolides kasutusel on, me kõik oleme koolis käinud. Ma arvaks, et see on legaalne, aga neil oleks lihtsalt raske koorem tõestada, et see, mis praegu on tehtud, et selle kasutus tihedamini oleks oluline. Aga ma arvaks. Okei, et keeruline on näidata, et sealt mingi mõju ka tuleks. Mm-hmm. Jah, nii, okei, selge, see on arvamus. Kas on veel mingeid teisi arvamusi? Kui ei ole, siis mina pakuksin välja võistleva arvamuse. Minu meelest suurem õigus tähendab ikkagi, et sa peaksid tegema midagi, mis on teistsugune nagu karistusviis või distsiplineerimisviis. Sellepärast, et minu meelest ka täna on koolidel õigus ju tihedamini kasutada neid vahendeid, mille kasutamiseks neil õigus on, et see ei ole ju kuidagi tihedusega piiratud.
Nii et minule tundub, et siin Jaatus üritab nagu tegelikult kaitsta seda või nagu keerata väitluse ümber, kaitsta eituse maailma, sellepärast et ta defineerib ebakorrektselt siis seda sõnapaari suurem õigus. Äkki keegi tahab vastu vaielda? Tundub, et ei taha. Et loomulikult sellised olukorrad on sellised, mis on nagu noh, mõnevõrra keerulised. Selles väitluses ka vastased ütlesid, et noh, et mis toimub, et nüüd ei saa seda niimoodi defineerida, põhimõtteliselt süüdistasid on ju siis Jaatust oravas, aga lõpuks see jääb kohtuniku otsustada, et mis siis on orav ja mis ei ole orav. Ja see loomulikult sõltub ka nendest põhjendustest, mida siis tiimid väitluse sees annavad. Et minu meelest hea eitus selles väitluses ütleks, et no täpselt sedasama põhjendust, mida ma just ütlesin, et mida see suurem õigus siis tähendama peaks ja miks tihedam olemasoleva õiguse kasutamine ei ole suurema õiguse andmine. Ma ei tea, kui siis Jaatusel oleks selle vastu väga hea vastus, et miks see ikkagi on, miks tihedam kasutamine on ka suurem õigus, siis potentsiaalselt on ju kohtunik võiks selle väitluse alusel, mis toimus, otsustada ka, et see ei ole orav. Aga minu meelest lihtsalt sellisel viisil, nagu ta siin slaidi peal kirjas on, temas on ikkagi tugev orava potentsiaal. Aga igal juhul, kui te väitlust hindate, siis te hindate seda väitlust, mis toimus, mitte seda, mida te nagu a priori sellest asjast arvate. Küll aga võib juhtuda, et mingitel juhtudel te peate ikkagi oma judgment'i kasutama, sest näiteks keegi ei põhjenda, miks see on orav või miks ei ole orav. Ja oravat teatavasti on keelatud. Nii et ja väitluse kohtuniku ülesanne on ikkagi ju reeglite täitmist kontrollida. Nii et kui keegi teeb orava ja vastased ei ütle midagi, lihtsalt lähevad kaasa. Siis sa hindad seda väitlust, mis tuli. Jah, et kui vastased on ju väitlevad siis seda nii-öelda seda orava väitlust, väitlevadki, ütleme selle suitsetamise teemal. Mina olen Jaatus, teen selle, et vabrikukorst, nad suitsevad, on ju, et teeme CO2 kaubanduse näiteks kuidagi, ma ei tea, globaalsena Euroopa Liidu näitel. Ja siis vastased hakkavadki minuga väitlema selle üle, kas globaalne CO2 kaubandus on hea või halb. Siis ma hindangi, kumb võitis selle CO2 globaalse kaubanduse väitluse. Ma ei saa süüdistada kedagi orava tegemist, sest kõik tiimid olid nõus, et sõna suitsetamine peaks defineerima kui vabrikukorstnad. Ja see oli see väitlus, mis juhtus, ja ma hindan seda väitlust, mis juhtus. Aga kui nüüd eitus ikkagi hakkaks sigaretidest ja piipudest rääkima, siis oleks Jaatusele hästi suur tõenäosus see väitlus nagu tehniliselt kaotada. Ma loodan, et see vastas küsimusele. Nii, väike kolmas harjutus. See on eelmise aasta esimese etapi teema. Eesti peaks kunsti rahastamisel laiendama kunstniku palgasüsteemi. Tuleb välja, et juhtus üks selline väitlus, kus küll mina isiklikult tunnistajaks polnud, aga olen kuulnud, et oli selline väitlus, kus Jaatus väitis siis, et selle väitluse kriteerium on väikeste kohtade kultuurielu. Ja eitus väitis, et kriteerium on kultuuri tarbimine. Noh, siis nende väidetavate kriteeriumite juures Jaatus argumenteeris, et miks selliste Rakvere-laadsete kohtade kultuurielu on olulisem kui tallinlaste kultuuri tarbimine. Ja eitus rääkis, et kunstil on väärtus ainult siis, kui teda tarbitakse ja et enamus tarbimist toimub Tallinnas. Kui teie olete kohtunik, siis mis te sellest asjast arvate? Nii, keegi ei arva midagi. Karl Tooma arvab, et see on ilge segadus. Olen nõus, et mitmed väitlused võivad minna üsna segaseks, kui inimesed natukene kasutavad neid väitluse ehitusblokke oma suva järgi ja siis ei räägi veel üksteise räägitust ka. Aga kuidas me siis, on kellelgi mingeid mõtteid, et mis nende kriteeriumitega siin toimub ja? Nii, Karl Toom kirjutab, et aga no siis läheb kriteeriumi väitluseks.
jah, võimalik, et läheb kriteeriumiväitluseks. Kriteeriumiväitlus tähendab siis seda, et kui ühe tiimi meelest on selles väitluses üks kriteerium ja teise tiimi meelest on teine kriteerium, siis kumbki tiim peab ära põhjendama, miks nende kriteerium on sellesse väitlusesse kohasem. Ja see väitlus tuleb siis enne ära pidada, kui me saame hakata hindama, et kumma argumendid siis tegelikult mingit mõju omavad. Minul on natukene selline tunne, et jah, Karl ütles täpselt sedasama asja, mida magi ütlesin. Et minul on natuke selline tunne, et ega selles väitluses nagu on kuidagi üsna keeruline ära põhjendada, et miks ta peaks olema just üks või teine. Eriti, et nagu mis sorti kriteerium üldse on kultuuri tarbimine, et kuidas see nagu mingisugune nagu mõõdupuu on. Aga no võib-olla on, kui see on nagu siis, ma ei tea, tarbimise hulk näiteks või midagi sellist. Mul on tunne, et see väitlus, mis siit järgneb, käib tegelikult kriteeriumi üle, et ühiskondlik heaolu. Ja lihtsalt me peame võrdlema nüüd, et kumb annab meile ühiskonnas rohkem heaolu, kas see, kui väikestes kohtades on aktiivsem kultuurielu või see, kui on rohkem kultuuritarbijaid. Ja ilmselt see väitlus nagu selle üle hakkab olema ka, ega me ei tea ette, on ju. Nii et mul on tunne, et siin nagu lõpuks me keegi pole seda väitlust kuulnud, on ju, ja sa ei peaks ette spekuleerima, aga ma arvan, et on üsna suur tõenäosus, et kui sa nüüd tagantjärgi seda väitlust vaatad, siis tegelikult juhtus nii, et nad ütlesid, et üks ütles, et on see kriteerium, teine ütles, et on too kriteerium, aga tegelikult nad väitlevad hoopis kolmanda kriteeriumi all, mis on ühiskondlik heaolu. Ja siis kohtunikuna ma arvan, peaks ka identifitseerima seda, et mis siin väitluses tegelikult juhtus. Juhtus see, et väideti siis ühiskondliku heaolu kriteeriumi all, sõltumata sellest, et nad ütlesid, et see kriteerium on üks või kriteerium on teine, sest nad olid kuskilt kuulnud, et kriteerium on oluline asi ja siis nad arvasid, et mingi asja peaks kriteeriumiks saama, et ise täpselt aru, mis see kriteerium tegelikult on. Nii, ja viimane väike harjutus, mis mul siin on siis teema, et alkoholi tarbimist peaks rangemalt piirama. Nüüd Jaatus teeb plaani, kus ta piirab alkoholi müügiaega tugevalt. Noh, Eestis on ka see piiratud, aga piirab näiteks veel rohkem, ütleme, saad osta ainult, ma ei tea, teisipäevast neljapäevani kella 12-4 päeval. Eitus teeb meil siin vastuplaani, kus ta keelustab alkoholi tarbimise üleüldse. Ja minu küsimus on, et mida teie kohtunikuna arvate sellisest olukorrast? Eitus ei tohiks sellist plaani teha. Miks ei tohiks? Sellepärast see on nagu pigem ikkagi Jaatuse roll ju. Nii, aga... No, teema sõnastuse järgi. Just, see on õige mõte, et keska formaadis erinevalt PP-st on mõlemal tiimil kohustus kaitsta oma teema poolt. Ehk siis Jaatus peab kaitsma teema Jaatust ja Eitus peab kaitsma teema Eitust. Teema Eitus antud juhul oleks, et alkoholi tarbimist ei peaks rangemalt piirama. Ja kuna Eituse plaan ei ole teema Eitusega kooskõlas, siis ta ei kaitse oma teema poolt. Aga keska formaadis on reegel, et mõlemad tiimid peavad kaitsma oma teema poolt. Et PPs oleks selline vastuplaan lubatud, aga KK-s ei ole. Ehk siis siin teeb Eitus oravat. See oli siis õigesti öeldud Lilleni poolt. Võib-olla siis korraks, et kas on üldse küsimusi kõigi nende harjutuste kohta või nende raamiosade kohta, mis ma siin läbi käisin? Võib-olla nende oravate kohta, et kui ütleme, et kui vastasmeeskond mängib kaasa, siis me hindame seda väitlust, mis sealt siis lõpuks välja tuleb. Ja. Aga mida me teeme siis, kui nad selle nii-öelda ära tabavad ja välja ütlevad, et kuidas see hindamist mõjutab? Kui juhtub selline olukord, et tuleb Jaatus teeb orava, Eitus ütleb, et kutid, see on orav, väitleb ikka päriselt teemat, ütleb ära, miks see on orav ja siis ise väitleb teemat. No siis on lihtsalt Eitus võitnud. Et sellepärast, et orava tegemine on keelatud. Ja noh, mis siis nagu kontseptuaalselt juhtub, on eks ole see, et väitlus toimub etteantud teemal, Jaatus ei panusta etteantud teemasse. Eks Jaatuse pool jääb nii-öelda tühjaks. Seepärast Eitus võidab. Ja Jaatus saab ilmselt siis ka üsna madalad kõnelepunktid. On olemas ka keerulisemaid olukordi, kus näiteks Eitus, ütleme, Jaatus teeb orava
ehitusväited teemat, aga ta ei ütle, et jaotuse kaasus on orav. Aga jaotusele ümberlükkeid ka ei tee. Et lihtsalt räägib ainult sellest õigest teemast, no ta ei saa teha, sest see on mingist hoopis muust asjast, ta ei osanud sellele kuidagi reageerida. Minu selline tunnetus on, et kui ikkagi see ehitus nagu väitleb seda õiget teemat ja seeläbi nagu jätab selge mulje, et nende meelest jaotuse kaasus ei olnud teemakohane, siis ma ikkagi ütleks, et sealt nagu implitsiitselt saab järeldada, et ehitus arvab, et jaotuse kaasus oli orav, ehk siis ma tõlgendaks seda samasuguse olukorrana, et jaotus tegi orava ja peab kaotama. Teoreetiliselt on ilmselt võimalik ka selline variant, et nagu ehitus väitab toda ühte väitlust ja siis ütleb sinna seda teist väitlust juurde väidelda. No võt siis küll enam lihtsalt oravas ei saa seda jaotust süüdistada, et siis peaks ikkagi seda väitlust juba hindama. Nii, kas on veel mõni küsimus või lähme edasi? Kui on näiteks selline olukord, kus ehitus alguses läheb kaasa, aga siis kolmandas kõnes avastab, et tegelikult on orav. Me tegelikult ütleme nüüd, et on orav. Jah. Kui ta alguses läheb kaasa, et siis ta nagu väitleb seda, ikkagi teeb siis argumente selles orava väitluses või? Ma arvan, et ehitus peab ikkagi nagu alguses otsustama, et kumba väitlust nad väitlevad. Et kui nad siis see tähendab, et nad peavad siis ka ju oma kaasust muutma, et sa ei saa oma kaasust muuta kolmandas kõnes. Aga kui see on nii, et nad nagu väitlevad seda õige ehituse poolt, aga nad ei ütle alguses, nad segaduseks ole lapsed appi, mis just juhtus, nad ei suuda seda nii kiiresti nagu lahti mõtestada. Ja siis selle orava fakti ütlevad alles seal kolmandas kõnes, see on okei. Aga see kaasus peab ikkagi olema siis see õige kaasus selleks, et me siis seda jaotust oravaks tuleksime ehitust õigeks teemaks. Et kui alguses, no ütleme see sama näide, mis siin ekraanil on ju, et kui ma alguses siin teeb ehitus orava, aga no ütleme siis see suitsetamise näide, jah. Et kui ma ehitusest siis tulen ja alguses hakkan rääkima, et miks CO2 kvoodi kaubandus ikkagi, ma ei tea, paneb erinevatele tööstusharudele valed motiivid ja mingit sihukest väitlust hakkan väitama. Ja siis kolmandas kõnes on mingi, oot, kuulge kutid, et see on tegelikult ju orav. No siis see on ikkagi nagu hilja, sest siis sa lähed ju ka oma kõnelejatega vastuollu ja kui sa lähed vastuollu, siis loeb see, mida ütles mida esimesena veel teen. Et ma ütleks, et sellest olukorrast on siis olemas nagu variant, kus see nagu on orav ja siis ka variant, kus ei ole orav. Ma loodan, et ma seletasin nüüd ära. Nii, lähme edasi. Argumentide hindamine. Kuidas seda teha? Minu soovitus on, või noh, see ei ole minu soovitus, vaid see ongi see, kuidas see käib. On siis, sa tegid märkmeid, eks ole. Sa identifitseerisid nende märkmete põhjal, mis olid need suured olulised mõtted, mida iga kõneleja tegi. Seal juures on loomulikult ka väiksed olulised mõtted, mida sa võib-olla lihtsalt suurtena ei tood välja, aga need mõjutavad ka ikkagi on asju. Näiteks need võivad olla mingid ümberlükked ja nii edasi. Nüüd selle tulemusena sa pead identifitseerima, millised argumentatsiooniliinid, need nimetatakse ka vaidlusküsimusteks või väitlusküsimusteks, vahel ka põrkepunktideks ja inglise keeles öeldakse clash. Et millised need argumentatsiooniliinid selles väitluses siis välja joonistuvad. Ma panin siia ka selle sõna relevantsed, sest et on variant, on ju, et mõni argumentatsiooniliin näiteks tegelikult ei käi plaani kohta. Et jaotusel on selline näiteks mingid mõtted, aga need tegelikult ei käi üldse teema või plaani kohta. Ehk siis sa pead identifitseerima relevantsed argumentatsiooniliinid. Siis sa peaksid mõistma, millised neist on omavahel seotud. Näiteks on ju võib-olla mingi jaotuse suurem argument ja ehituse suurem argument, mis tegelikult omavahel on need, mis otse põrkuvad selles väitluses. Või näiteks jaotuse argument 2 sõltub jaotuse argumendist 1, et jaotuse argument 2 saab töötada ainult siis, kui number 1 ka töötab. Et siis nad on omavahel sõltuvusest näiteks ja tõenäoliselt tegelikult on üks argument, mille lihtsalt tiim on jaotanud 2. Ja siis, kui sa oled aru saanud, kuidas need on omavahel seotud, mis siis nagu millegi vastu käib, siis sa pead läbi mõtlema, et mis siis selles vaidlusküsimuses kumbki pool ütles ja kuhu lõpuks välja jõuti, et kumb peale jääb, kumb selle vaidlusküsimuse võidab. On ju tõenäoliselt ühes vaidlusküsimuses võib-olla peaaegu, et igas kõnes tehti uusi ümberlükkeid, see asi käib kuidagi edasi-tagasi, aga mingil hetkel mingid ümberlükked on nagu usutavamad ja jäävad peale. Ütleme, usutavaga võib natuke vale sõna, ütleme veenvamad.
et nendes on mingi selline sisu element, mis on loogiliselt veenvav, mitte sind emotsionaalselt veenvav, vaid loogika tagajärjel sind veenvav. Sellepärast ma ütlesin, et sa pead kasutama loogikat, kui sa oled kohtunik. Ja selle järgi sa saad aru, et kes millise vaidlusküsimuse võidab. Ja siis ma kirjutasin siia, et järelda, kumb tiim selle väitluse võidab, sellepärast et sa ei saa seda kuidagi nagu loendada või mingit sellist nagu kuidagi punkte panna, vaid väitluse hindamine on holistiline. Sa pead võtma arvesse kõike, mis juhtus, ja see kõik, mis juhtus, hõlmab ka seda, et millised vaidlusküsimused on näiteks olulisemad kui teised. See olulisus võib tulla sellest, et väitlejad seda kõnede jooksul põhjendavad, miks mingi asi on oluline, aga see võib tulla ka sellest näiteks, kui palju nad aega millelegi kulutasid või siis, kui nad seda üldse mingit head tööd seal ei tee, siis see võib tulla ka sinu enda nagu sellest siis tunnetusest või mitte tunnetusest, aga ütleme hinnangust keskmise inimesena, et mis on olulisem kui teine asi juhul, kui sul on seda vaja, seda olulisust eristada. Siis kui sa oled aru saanud, et kes võidab rohkem olulisi vaidlusküsimusi, just siis selle nagu olulisusega läbi kaalutuna, siis sellest sa saad järeldada, kumb tiim selle väitluse võidab. Et siin ma ei saa nagu on ju ette anda nagu konkreetset valemit, sellepärast et väitluses ei ole valemit, kuidas hinnata, kes võidab, ei koguta nagu mingisuguseid punkte, sa ei saa midagi liita ja jagada ja korrutada ja lahutada, vaid sa pead loogiliselt tuletama nende siis suurte elementide põhjal, millega sind veenda üritati, et kumb siis sind tegelikult paremini loogiliselt võttes veenis. Ja siia juurde ma panin ka nagu 3 asjad, mida mitte teha. Et olen saanud ka tagasisidet, et näiteks, et mõni kohtunik võtab eraldiseisvalt argumendid, mis tiimil olid, ja siis mõtleb välja, selles mõttes mitte nagu ei leiuta, vaid lihtsalt nagu analüüsib, et milline oli nende argumentide kvaliteet. Ja võib-olla ühel oli argument paremini tõestatud kui teisel. Aga see iseenesest ei ole põhjus, miks ühte tiimi eelistada teisele, vaid sul peaks ikkagi tekkima veenduvus selle põhjal, et kuidas siis need argumendid, mida koosmõjus esitati, siis ühele või teisele poole sind ära veenuvad. Loomulikult kehvema kvaliteediga argument lükkab vastase materjali vähem ümber, on vähem usutav või veenev, et see argumentide kvaliteet mõjutab sinu otsust, aga sinu otsus ei saa sündida puhtalt sellest, et kumba argumendid eraldiseisvalt olid kvaliteetsemad, et mõni halvasti analüüsitud mõte võib olla ikkagi piisav selleks, et paremini analüüsitud, aga nagu kehvemat mõtet ümber lükata. Siis teine asi, mida ei tohiks teha, on see, et sa ei tohiks otsida õigeid argumente. Sa võid olla kogenud kohtunik ja sul võib olla arusaam, kuidas mingit antud teemat väljendada, mis on õiged argumendid ühelt poolt ja teiselt poolt. Ja siis, kui sa näiteks ühelt poolt neid ei kuule, aga teiselt poolt kuuled, siis oleks viga jõuda järeldusele, et ühed väitlesid seda teemat õigesti, teised väitlesid valesti, järelikult need, kes õigesti väitlesid, võidavad. Äkki need argumendid, mida sa ei oodanud, tegelikult lükkavad ümber need sinu meelest õiged argumendid. Ehk siis hinda alati seda väitlust, mida sa kuulsid, mitte ära otsi õigeid argumente. Ja viimane asi, mida ma mainisin ka, et sa ei saa võidetud vaidlusküsimuste loendamise teel, sellepärast, et oluline on ka vaidlusküsimuste olulisus. Tiimil võib olla palju mõttetuid argumente. Kurikuulus näide on see, et ajateenistuse peaks asendama kutselise sõjaväega, siis jaotusel on argument, et kutselise sõjaväe sõdurid on paremini treenitud ja neid on paraadidel ilusam vaadata. Tõsi, see on jaotuse argument, aga see on jube väheoluline argument. Nii et sa ei saa loendada neid võidetud argumente või võidetud vaidlusküsimusi, vaid sa pead hindama holistiliselt, ehk siis katsuma aru saada, kuidas kõik argumendid koos mõjus sind kallutavad ühele või teisele poole. Ja loomulikult hulk on selles mõttes oluline, et kui rohkem olulisi argumente üks tiim võidab, siis sealt võib saada ka loogiliselt järeldada, et see tiim selle väitluse võidab, aga sa ei saa lihtsalt loendada argumente. Küsimusi selle kohta, kohe tuleb üks harjutus ka. Nii, võtame siis harjutuse ja siis kuulame teie mõtteid. Siin on nüüd selline lühiülevaade ühest väitlusest. Teema on, et loomulikult me ei ole keegi seda väitlust kuulnud, ja ilmselgelt kõnelejad ütlevad palju rohkem kui need lühikesed laused, mis ma siia slaidi peale olen pannud. Aga
Teema on siis, et kanepi peaks legaliseerima. Esimene jaotus räägib sellest, et kanep on lõõgastusvahend nagu alkohol ja et legaliseerimisest me saame maksutulu. Eituse esimene kõneleja tuleb ette, ütleb, et ei, kanep on gateway drug, mis avab tee suuremate terviseprobleemideni. Maksutulu saab ka mujalt ja legaliseerimine kindlasti suurendaks kasutamist. Siis tuleb teine jaotus, ütleb, et iga asi võib sul olla see gateway. Kanepi puhul pole mingit tõestust, et see oleks suur oht. Aga kui me legaliseerime, siis see võimaldaks kontrollida kasutamist ja kvaliteeti efektiivsemalt kui praegu. Siis tuleb eitus, räägib, et tegelikult ikkagi iga lisaoht on halb rahva tervisele ja teeb ümberlükke, et see suur kvaliteedikontroll hammustaks augu võimalikku maksutullu. Ja kui kanep legaliseerida, siis on oht, et hakatakse legaliseerima ka kangemaid narkootikume, natuke selline slippery slope argument. Ja siis tuleb kolmas jaotuse kõneleja, räägib sellest, kuidas lõõgastuse kasud on tegelikult kanep puhul suuremad kui see oht selle gateway drugina. Ja need maksud, mis kanepilt laekuks, ei ole tegelikult muuga võrreldavad, sest praegu neid lihtsalt ei koguta kokku, on ju. Ja siis kolmas eitus räägib siis sellest, kuidas ikkagi need gateway drugi ohud on suuremad kui lõõgastumise kasud, sellepärast et teised narkootikumid on väga ohtlikud. Ja kuidas suurem kasutamine on väga halb, sellepärast et suureneb tervishoiukulud, sööks ära need maksukasud ja lisaks tooks majanduslikku kahju. Ja nüüd küsimus teile on, et ei tulnudki siit. Küsimus teile on see, et millised argumentatsiooniliinid te selles väitluses identifitseerite. Me ei kuulnud seda väitlust, me ei saa otsustada, kes täpselt võidab, on ju. Siin nad suht käis edasi-tagasi, aga millised argumentatsiooniliinid siin peidus on? Mõned on lihtsamad kui teised. Äkki mõni lihtne tuleb kohe. No üks on see maksutulu, et kas riik saab siis raha sellest või kas kulub liiga palju, et päriselt seda arvestada. Ja Karl kirjutas ka, et kas raha tuleb, Epp ütles, et kas maksutulu tuleb. Õige. Üks nii-öelda vaidlusküsimus, mille üle siin vaieldakse, on see, et kas siis maksutulu tuleb või ei tule. Või kui suur see on ja nii edasi. Üks on maksutulu, nii, mis veel on? Teine on tervishoiu küsimus, kas me teeme nii-öelda paremaks hetkest olukorda või teeme me halvemaks sellega, et me selle legaliseerime. Siin alla minu meelest 2 erinevat veel viisi, kuidas see juhtub. Vaatame korra, mis siin mulle kirjutatakse veel. Jah, üks nendest on see, mis kirjutab Karl, ehk siis lõõgastumine ja ma arvan, vaimsest tervisest otseselt siin selle näite põhjal ei räägitud, aga okei, lõõgastumine võib selle alla minna. Nii, siin käib veel mingi chati kirjutamine. Jah, ja siis Johanna kirjutab, teine on gateway drug, et jah, minu meelest see tervisasi käib siin läbi 2 asja. Üks on see, et mida see kanep ise teeb ja teine on see, et kas ta siis on gateway drug ja mis mõjud sellest võivad tulla. Ja minu meelest siin on veel üks 4. asi ka. Kas keegi tahaks sellega välja tuua? Võib-olla, nii, oota, keegi kirjutab või midagi. Võib-olla te juba seda nagu mõtlesite selle, jah, see enam-vähem see, mis Johanna kirjutab, et küsimus on tegelikult, et mis sellest nagu maksutulust saab. Või ühesõnaga, et üks oli see, et kas see maksutulu tuleb ja teine on siis see, et kas meil on mingid teised asjad, mis hakkavad seda siis kuidagi nagu ära sööma. Ehk siis siin tuuakse välja 2 asja. Üks on see kvaliteedikontroll ja teine on tervishoiukulud. Eks minu meelest on siin kokku 4 sellist selgemat argumentatsiooniliini. Kindlasti sellest päris väitluses võib olla mingeid väikseid harusid seal veel, on ju. Aga et on siis see, mis see kanep ise teeb või on, või kui kahjulik ta on või ei ole või hea. Kas tal on mingid need teiste narkootikumidega seotud mõjud läbi selle gateway drugi argumendi, kas maksutulu tuleb ja kas mingid muud asjad söövad selle maksutulu ära. Loodan, et saite aru, kuidas võiks enam-vähem neid argumentatsiooniliine identifitseerida. Siis aeg on arvutu.
aga tahan rääkida paar sõna konsulteerivast hindamisest. Konsulteeriva hindamise eesmärk on ju, või okei, siin on mitmed inimesed võib-olla, kes on mingi vahega meil etappidel käinud ja ei ole käinud. Alates kas eelmisest hooajast või üle-eelmisest, ma ei mäletagi täpselt, kasutame konsulteerivat hindamist. Konsulteeriv hindamine tähendab siis seda, et kui väitlus lõpeb ära, siis kohtunikud saavad omavahel arutada, mis väitluses juhtus ja kuidas seda tõlgendama peaks. Ja seejärel teevad iseseisvalt otsuse. Kui varasemalt me tegime lihtsalt oma peaga otsuse, siis nüüd me saame enne arutada ja siis teeme otsuse. See erineb sellest, kuidas varem KK-s tehti otsuseid ja see erineb ka sellest, kuidas PP-s tehakse, sest PP-s vaieldakse omavahel see otsus välja. KK-s see otsus lõpuks on ikkagi individuaalne, aga enne seda saab konsulteerida. Nüüd selle konsulteeriva hindamise eesmärk on see, mis siin slaidil kirjas on, ehk siis aidata kohtunikel vajalikku informatsiooni koguda ja luua selgust oma mõtetes. Ja selle eesmärk ei ole mitte veenda teisi kohtunikke tegema sama otsust, mis sul juba on. See tähendab, et see, mida sa saad teha või mis on selle vestluse eesmärk, on vajadusel täpsustada, kuidas mingid väitlusreeglid on ja kuidas neid selles konkreetses väitluses rakendama peaks. Näiteks, et kas siin oli orav või ei olnud orav või mis asi siis ikkagi, kas siin oli kriteeriumi väitlus või ei olnud kriteeriumi väitlus. Või näiteks, mis oli ühe tiimi meeles kriteerium ja mis oli teise meeles kriteerium, kui nad seda eksplitsiitselt välja öelnud. Midagi sellist või definitsioonid või mis iganes seal siis parasjagu on. Ja siis teine on siis, et mis selles väitluses tegelikult juhtus. Mis olid tiimide põhilised argumentatsiooniliinid, mis argumentatsiooniliin siis üksteise vastu käivad, mis mida ümber lükkab, kas kuskil on mingi sõltuvus, kumb tiim mingis argumentatsiooniliinis nagu peale jääb. Ühesõnaga kõik see, mis selles väitluses sisuliselt juhtus ja kuidas seda hindama peaks. Aga see peab toimuma sellisel viisil, et kohtunikud saavad seda informatsiooni, on ju, ja kohtunikud võivad nagu ise küsida ka küsimusi, on ju. Kuidas see asi välja peaks nägema, on see, et seda arutelu tuleb kvaliteetselt juhtida. Võin teile öelda, et meil etapil enamus ruume saad ikkagi üksinda ruumis, nii et sa paraku seda konsulteerivat hindamist tõenäoliselt liiga palju ei koge, aga väljalangemisvoorudus on meil kindlasti paneelid, seal siis saab seda ka kogeda ja võib-olla mõnes eelvoorus ka. Juhtkohtunik peab seda vestlust juhtima ja ta peab seda siis juhtima nii, et see nagu kataks ära selle väitluse ja annaks kõikidele kohtunikele võimaluse oma küsimused ka ära küsida. Mõistlik on alguses näiteks küsida, et võib-olla, et kumma tiimi poolt sa oled või kuidas sa seda väitlust nägid, ei pea otseselt seda otsust küsima, võib. Et selles mõttes, et see otsus ei ole nagu saladus, on ju, aga su eesmärk ei ole veenda, su eesmärk on käia läbi see, mis selles väitluses juhtus. Ehk siis juhtkohtunikuna sa võid seda nii-öelda esialgset otsust küsida, aga olulisem on see, et miks see otsus selline on või kuidas sa seda väitlust nägid, mis sa nägid selles väitluses, mis juhtus, milliseid vaidlusküsimusi sa nägid, milliseid võib-olla eriolukorrad, mingid reeglite rakendamised siin on ja kellelgi võib-olla siis küsimusi on ju ka nende erinevate asjade kohta, et see siis kõik saab läbi käia ja oluline on siis, et juhtkohtunik seda teeks siis näiteks tiimide kaupa, vaidlusküsimuste kaupa, kindlasti mõistlik ka kohtunike kaupa on ju, et veenduda selles, et need kohtunikud siis saavad oma küsimused ära küsida ja oma mõtted välja öelda. Ja kui te olete panelist, et ei ole see juhtkohtunik, siis teie ülesanne on väljendada oma mõtteid täpselt ja vastata nendele küsimustele, mida juhtkohtunik küsib, et pahatihti juhtub nii, et need kõrvalkohtunikud hakkavad lihtsalt seda väitlust ümber jutustama, aga see ei ole eesmärk. Me kuulsime seda ja tõenäoliselt juhtkohtunikul oli konkreetne küsimus. Näiteks, et millised olid peamised eituse argumentatsiooniliinid, siis sa ei pea mitte hakkama seda väitlust ümber jutustama, vaid sa pead ütlema nagu 2, 3, 4 asja, mis sinu meelest olid peamised asjad, mida eitus üritas selles väitluses tõestada. Ehk siis palun vasta küsimusele ja väljendu täpselt, mitte ära hakka pikalt laialt seletama, sest aeg on piiratud. Küsimusi konsulteeriva hindamise kohta. Kui ei ole, siis läheme kõneleja punktide juurde. Kõneleja punktid, see oli üks asi, mida paljud küsisid selles vormis ka, registreerimisvormis.
Esimene asi, mida ma tahan teile südamele panna, on see, et kõneleja punkte antakse samade asjade eest, millega väitlust võidetakse ja mitte ilukõne eest. Ehk siis küsimus on, et kui suure panuse iga kõneleja andis oma teema poole tõestamisse ja selle järgi need punktid tulevad. Meil on olemas spiikriskaala, seda saab igaüks oppematerjal.argument.ee keskkooli väitlus, kohtuniku töö, kerid kõige alla, seal on ta olemas. Saad sealt võtta, koha peal ilmselt äkki on ka mõned või siis antaks teile see link. Igal juhul see on olemas. Ja sinu ülesanne on siis aru saada, millisele vahemikule see kõne, mida sa kuulsid, kõige täpsemalt vastab. Ilmselgelt ükski kõne ei vasta täpselt ühelegi kirjeldusele, aga sinu ülesanne on aru saada, milline kõige paremini sobiks. Ja ma olen nõus, et need kirjeldused on kohati sarnased, aga need erinevused on väikestes nüanssides just nimelt sellepärast, et ka nende kõnelejapunktide vahelised erinevused on nendes väikestes nüanssides. Mina hoopis küsin teilt sellise küsimuse. Me ei hakka siin nüüd läbi käima kõiki neid punktiskaala osasid, on ju. Mina küsin teilt hoopis sellise küsimuse, et mis vahe on teie meelest 76 ja 74 kõnedel? Nii, keegi ei taha vastata. Ma küsin lihtsama küsimuse. Mis vahe on 73 ja 71 kõnedel? Nii, no ma arvan, te olete ikka kõik neid punkte saanud. Et mis vahe on? Jälgitavuse vahe, kui arusaadav kõne on. Okei, ja nagu kui arusaadav siis see 73 on? Okei, nagu selles mõttes vastus on õige, on ju. Et kõikidel nendel erinevatel punktidel on tegelikult mingi aspekt, mis on selle arusaadavuse ja jälgitavuse vahe erinevus. Mina arvan, et 71 on selline kõne, mis nagu enam-vähem räägib teemast, seal on enam-vähem argumendid ka, need argumendid on mingid seletused ka ja vahepeal on veits segane. Et vaatame, kas see, jah. Ja siin on vist kirjas, et seletustes on, mul on täpselt see aken siin ees, et seletustes on pidevalt mõned loogikavead, jah. Et on ju 73 on selline, kus need argumendid on palju selgemalt välja joonistatud. Nendel on paremad põhjendused, isegi kui seal on jätkuvalt mingisugused loogikavead sees, siis nad on ikkagi nagu rohkem selged argumendid. Ja sealt edasi tulevad siis, ütleme võib-olla 73, 74 pole mõtet analüüsida vahet, aga kui me räägime 76, siis 76 nendes argumentides on nagu üsna vähe vigu ja nad on üsna põhjalikult analüüsitud. Seal on hästi mitmetasandiline see analüüs, kuidas seda argumente ära põhjendatakse. Nii, ma jätan siit järgmise küsimuse vahele ja nüüd me teeme ühe väikse harjutuse, kus ideaalist te võtate paberi ja pastakaga, kui teil ei ole, no siis ei ole. Et meil tuleb siit üks kõne, kus teie saate panna kõneleja punkte. Et me kuulame selle väitluse esimese kõne ja teie panete kõneleja punktid. Ma annan teile siin nii palju, otsige mingid paberid, seni kuni ma selle väitluse siin tööle panen. Kohe saame teada, kas meie hääl ka tuleb läbi. Ma omast arust seadsin selle üles nii, et hääl peaks läbi tulema. Nii, läheb hetk, ma panen siit õige koha. Nii, nüüd 6 minutit kuulame seda kõnet ja siis pärast ma küsin teie käest, et kui palju te kõneleja punkte paneksite. Loomulikult natukese lõpuks võib sõltuda sellest, mis seal väitluses tegelikult juhtub ja nii, aga niikuinii, kui te kõneleja punkte panete, siis teil tegelikult on mõistlik oma esimene tunnetus kõigepealt kirja panna ja siis pärast väitluse edasise kulgemise järgi võib-olla korrigeerida oma siis arvamus selle kõne kohta. Aga kuulame seda kõnet ja keegi andke mulle märku, kas te kuulete ka. Euroopa Liit hakkab toetusi vähendama. Ta hakkab neid vähendama nii palju, et see on 25% senisest, mis on 0,8 miljardit, mis on 10% Eesti eelarvest, mis on iga... Sorry, ma vist igaks juhuks korraks pean ütlema, et siin on kirjas ka, aga see teema oli siis, et Eesti riik peaks suurte taristuprojektide teostamiseks võtma laenu. Ja me kuuleme jaotuse esimest kõnet, ma panen ta algusest uuesti.
Jah, nii, sorry, hakkame vastusest peale. Euroopa Liit hakkab toetusi vähendama. Ta hakkab neid vähendama nii palju, et see on 25% senisest, mis on 0,8 miljardit, mis on 10% Eesti eelarvest, mis on iga 10 euro. Seetõttu on meil nüüd vähem ressurssi 2020. aastast, millega ringi käia, mis võib viia suure majanduslanguseni. Ja nüüd me peaksime midagi ette võtma, et seda ei juhtuks. Nii taristuprojekt on siis muudatus infrastruktuuris, aga me võtaks selle ette ainult siis, kui ta täidab seatud kriteeriumid, millest räägin kohe plaanis. Võtaksime laenu võlakirjade näol, kuna siis saavad meisse panutada mitmed erinevad kohad, näiteks pangad, eraettevõtted ja nii edasi. Raha, mis nad meile annavad, panustame siis taristusse. Laen antaks neile, sest meil oleks head plaanid ja võimalusi hiljem kasulik olla. Ja projekti teeks me ainult siis, kui plaan näitab, et see on strateegiliselt pikaajaliselt kasulik ja tulu on suurem kui laenu intress. Võimalused on näiteks Helsinki tunnel, Peterburi maantee ja Tallinn-Tartu maantee 4-realiseks. Meie eesmärk on Eesti majanduslik areng ja selle stabiliseerimine. Et seda väitlust võita, peame ära tõestama, kuidas riik täidab paremini oma kohuseid rahva ees. Miks me peame taristuprojektidesse suuremahuliselt investeerima ja kuidas laenude võtmine ennast ära tasub. Esimene argument, kohustused. Eesti riigil on meie arvates 3 tasandil kohustusi. Esiteks, kohustusi indiviidi ees. Ehk siis indiviid on see, kes põhimõtteliselt teeb riigi, kes on riigile kõige olulisem. Ehk siis meie kui riik peame talle pakkuma kaitset ja kõike vajalikku ja looma talle võimalikult hea elukeskkonna. See tuleneb ühiskondlikust lepingust, mis on siis riigi ja inimese vahel, et inimesed maksavad riigile makse, et midagi tagasi saada ja siis me riigina teeme neile võimalikult hea elukeskkonna. Ja tänapäeval väljendub see näiteks taristus. Hetkel ei ole meie taristu ühiskondliku lepingu mõistes piisav ja seda parandades aitaksime kindlasti indiviide. Meie loodavad projektid aitaksid kaasa ka lihtsalt nende eludele ja lihtsustaksid seda ja see muudaks nagu kõik inimesed, eks ole, õnnelikuks ja täidaksime kohustusi siis indiviidi ees. Teiseks, kohustus ettevõtete ees. Ettevõtted maksavad samuti makse ja meie anname neile vastu tööjõu ja keskkonna. Hetkel vaevu täidame neid, kui Euroopa Liit vähendab veel toetusi, läheb see veel hullemaks ja taristuga saame seda parandada, eriti kui me võtame laenu. Siis saame näiteks arendada koole ja siis teeme neile haritud tööjõudu ja kohti, kuhu tuldakse õppima ja siis kui inimesed õpivad, siis neil on parem töökoht, mille järgi nad saavad rohkem palka, millest nad maksavad rohkem makse. Me saame parandada eraettevõtete jaoks ka teid, mis muudab kaubaveo lihtsamaks ja kõik need teed on eriti tulusad laenuga, kui nad valmiks üksteisele sarnasel ajal ja annaksid maksimaalselt kasu, makstes kinni suure osa laenudest. Kõige rohkem aitaksid neid aga ettevõtteid teed ja terve see taristu osa, mida me tahame arendada. Arendades ka tööjõudu, näiteks koolidega, saab olukord neile palju paremaks. Me täidame taas enda kohustust ja osa ühiskondlikust lepingust. Oleme seega täitnud esimese tõestusvorma. Ehk siis, et kuidas riik täidab paremini oma kohuseid rahva ees. Nii, aga teine argument, kuidas see raha tuleb tagasi riigikassasse ja kuidas me saame selle laenu tagasi maksta? Näeme, et võla, mis tekib siis selleks hetkeks, kui me seda taristuprojekti siis korda viime, selle saame tagasi maksta. Meie taristuprojektidega mõjutaksime kõige enam ettevõtlusele vajalikku keskkonda. Me keskenduksime teedele, mis lihtsustaksid kõvasti kaupade vedu ja me tegeleks ka inimeste õpetamisega ja loome õpetamise jaoks uusi asutusi, mis annaks parane tööjõu. Ja kui me parandame oma riigis nii tööjõudu kui ka võimalusi, juhtub 2 asja. Esiteks, Eesti enda ettevõtted on rahulolevam ja ei lahkuks meie riigist. Teiseks, välisinvestorid näevad, et siin oleks vahva oma ettevõtetega tegeleda. Tooksid selle siia. See tähendaks seda, et meile tegiks kindlasti ettevõtteid juurde, kes maksaksid riigile ka üpris suuri makse. Ja nendest maksudest me saame jällegi laenu tagasi maksta. Ja see poleks
probleem, nad suudaksid vedada ka piisavalt kaupu, et ettevõtluks oleks ikkagi odav ja tootmise suurenemise tõttu peaksid nad juurde saama ka töölisi, mida me siis koolitame ise nendes taristu projektides ehk siis need koolid, mis on meie sama selle tööjõu teenimiseks. Nii, kuna kõigil on rohkem raha, tekiks inflatsioon, hinnad samuti tõuseks. See on ikkagi ainult kasulik, kuna nende tõus oleks väiksem kui palkade ja maksude oma. Kokkuvõtteks oleks kõigil rohkem raha, paraneks nii taristu kui ka majandus. Majanduskasv olekski viis, kuidas maksta tehtud taristu eest tasuta ning hiljem hakata juurde tegema. Ehk siis esimese 2 argumendiga selgitasin ära selle, kuidas riik täidab paremini oma kohustusi riigi ees või rahva ees ja kuidas me saame selle laenu tagasi maksta. Ehk siis miks on laen kõige parem, miks me saame üldse seda laenu võtta, kuidas me saame seda laenu võtta. Suur tänu. Nii. Täname kõik Liisbet Palmi, aplodeerime talle. See oli aastal 2015 teise etapi teema. Võtke korraks hetk, mõelge, mitu kõneleja punktide selle kõne eest paneksite. Ja siis ma teen ettepaneku, et te kirjutate chatis niimoodi otse mulle, et siis te ei pea kartma, et keegi teine näeb. Mis te siis arvasite? Et pange mulle chati, mis te arvate. Ja siis ma vaatan, mis siit välja tuleb. Saaks selle hinnete lahtikirjutusslaidi panna selleks ajaks ette? Kohe ja saab. Nii. Teeme nii, et teil on 60 sekundit aega, et see saata. Et midagi juhtu, kui te valesti panete. Ma tahan teada, mis teie umbes see tunnetus võiks olla. Ja meile kõigil on siis võimalus ühtlustada oma arusaamasid. Nii, minut on möödas, kui keegi pole veel kirjutanud, siis palun kirjutage. See on teile endale ka võib-olla, vähemalt mõelge kindlasti oma peas välja. See on teile endale kontrolli koht. Nii, hetkel ei laeku praegu rohkem ühtegi. Enamus inimesi arvas 71. Mõni arvas ka 70. Üks inimene arvas 67, see oli selgelt liiga madal. 67 peaks ikkagi olema selline kõne, kus on nagu, sul on rohkem argumentide pealkirjad kui seletused. Ja seletused on väga sellised üldsõnalised, millel on väga suured loogilised augud. Ja seda on nagu ikkagi see ebaselgus takistab seda kõnet. Ma arvan, et siin sellist olukorda ei olnud. Siin oli ju kõne, mida oli normaalne jälgida. Võib-olla vahepeal oli natuke keeruline, kus ta seal nüüd, mis ta täpselt mõtleb, aga üldiselt selles mõttes oli mõistlik. Ajastus muideks oli perfektne, aga sisu oli selline, et argumendid toetasid teemat ja argumentid olid seletused ka, aga need seletused olid kohati natuke lihtsakoelised ja kindlasti oli seal ka nagu selliseid auke, et sul tekkis vahepeal küsimus, et oot, aga et miks nii? Kõige võib-olla suurem selline koht oli see, kus ta mainis inflatsiooni, mis tuli nagu just kui jumalast lambist, aga kindlasti nagu üldiselt argumenti põhjendus oli ka sellised. Minu enda tunnetus eile õhtul
kui ma seda vaatasin samasuguses olukorras nagu teie, et tegelikult märkmeid väga ei teinud ja niimoodi esimest korda, siis ma panin oma peaga 72. Ilmselt ta seal kuskil 71-72 juures on. Vaatasin järgi ka, mis see kõne siis turniiril sai. Turniiril ta sai 72. Üldiselt ma arvan, et kui sa teed märkmeid, siis sa paned natuke kõrgemaid punkte, kui sa ei tee märkmeid, sellepärast et kui sul need märkmed on ees, siis sa kuulad tähelepanelikumalt, sa saad aru, et neid seletusi tegelikult on. Aga kokkuvõttes siis see oli see, kus see kõne oli, on ju, et see inimene, kes arvas 67, see arvas liiga madalalt, keegi liiga kõrgelt ei arvanud. Loodan, et oli kasu. Mul on nüüd paar slaidi veel, enne kui meil see aeg siin otsa saab. Natuke tahtsin rääkida sellest eetikast ja kohtuniku käitumisest, sest et ka see on valdkond, mille kohta aeg-ajalt ikkagi kuuleb tagasisidet. Kohtunikuna sul on paratamatu kohustus olla enesekindel. Ehk siis sina oled see inimene seal ruumis, kes on väitluse ekspert. Ja isegi kui sa ei ole olnud kunagi maailmameister, keegi siin meist ei ole, siis sa pead olema nii palju enesekindel, et sa jätad osalejatele mulje, et sa ise tead, mida sa teed. Ja sa pead tegelikult ise ka teada, mis sa teed ja sellepärast, mis see koolitus siin ongi. Ja see tähendab seda, et kui sa siis nüüd teed sellest väitlusest märkmeid ja nende märkmete põhjal teed järeldused, kumb selle väitluse võitis ja need järeldused on loogilised, ehk siis sul on mingi põhjused, miks üks pool selle väitluse võitis, siis sa pead seda järjekindlalt ka seletama õpilastele, et miks see otsus just selline on. Siin ta aitab see, kui sa oled üksinda ruumis, on ju, siis tihtipeale ohtus, et sa paned selle tunnetuse järgi ja siis, mis see seletus siis täpselt on. Soovitan selle seletuse läbi mõelda ja endale kirja panna, et mis need põhjused on, miks üks tiim selle väitluse võidab, kuidas see läbi nende vaidlusküsimuste sinu peale mängis ja miks see sõltub sellest, kuidas nemad asju seletasid. Täpselt samamoodi nagu väitlejad peavad ka kohtunikud olema argumenteeritud, ehk siis põhjendama oma otsuse erinevaid osasid, küsima enda käest, miks ja siis vastama sellele miksile. Mida ei tohi teha, on see, et öelda lauseid stiilis, et ma täpselt siin, eks see väitlus oleks võinud minna siin emale kummale poole, aga ma lõpuks panin siis jaatusele. Et see ei ole näide ei enesekindlusest ega järjekindlusest. Võib-olla järjekindlusest veel, kui sa siis edasi nagu jaurad ka, et sa kogemata panid selle jaatusele ära. Aga vastupidi, sa peaksid ütlema, et ma panin selles väitluses võidu jaatusele, ehkki see väitlus oli kohati segane ja võib-olla tiimid olid teineteisega üsna võrdsed, siis olid siiski põhjused, mis võivad olla väiksed, aga nad on siiski olemas, miks jaatus selle võidab ja siis selgelt mulle ära, mis need põhjused on selle jaoks, et õpilastele jääks konstruktiivne kogemus sellest väitlusest, et nad saaksid aru, mida nad peaksid tegema teistmoodi selle jaoks, et see väitlus võita. Minu meelest on selle jaoks oluline ka eristada otsuse seletus parandusnõuannetest. Et üks asi on see, et mis selles väitluses juhtus ja miks sellepärast üks tiim võitis ja teine tiim kaotas. See peab olema see, millest siis õpilased aru saavad. Sul võib olla eraldi nõuandeid, ideaalis sul ongi eraldi nõuandeid mõlemale võistkonnale, ka võitvale võistkonnale, kuidas asju teha paremini, kuidas järgmine kord võita. Erista need sellest otsuse selgitusest selle jaoks, et väitlejatele jääks muljet, et nemad, ma ei tea, ei väidelnud sellise stiiliga või ei teinud neid argumente, mida sina tahtsid selles väitluses kuulda. Sa võid neile anda argumendi ideid, aga ole kindel, et sa eristad seda sellest, mis on otsuse põhjendus. Ja kui sa nüüd kõike seda teed, siis võta ikka selline õpetaja roll, et jah, on jube lahe, kui me oleme siin suured kõvad väitlejad Eesti meeste võistlustel, lammutame üksteise vastu finaalis, natuke ülbitseme ka, aga see ei ole see koht. Seal sa tegelikult tahad võtta sellise rolli, kes rahulikult selgitab õpilastele, kuidas nemad võiksid paremaks saada. Ja need selgitused peavad olema ka neile jõukohased. Ehk siis, kui sa neid parandusnõuandeid neile annad, siis nad peavad olema
nagu sellised, mis vastavad nende väitlejate tasemele, et sul ei ole mõtet hakata rääkima mingitest strateegilistest nüanssidest inimesele, kellel pole argumendimudelgi selge, on ju. Neile parem seleta ära, et kuidas siis selgitusi oma väidete juurde lisada näiteks. Jah, hoia asjad jõukohased. Ma arvan, siis on väitlejate areng kiirem. Minul rohkem slaide ei ole, kui teil on küsimusi, vastan hea meelega. Aga üldiselt sai aeg kah otsa. Kui küsimusi ka ei ole, siis tänan osalemast ja kohtume, kui mitte sellel turniiril, siis mõnel järgmisel. Aitäh!